küsimus siis suurele ringile, et mis on meie valuvaigistid. Nii füüsiliselt, eks ju, erinevad inimesed, erinevad kehad, erinevad soovitused, erinevad arstirohud, valuvaigistid ja rahustid ja siis hinge, mis hinge nagu seda musta auku täidavad, eks ju, või paned väikse lonksu ära, juba on parem, eks ju, või tõmbad väikse kas seenetripi või ninasse või mingi väikse triibu ja on variandid nagu seda valu leevendada, eks ju. Üks asi on see, et see ratsionaalne maailm, mulle minu need hirmud, surmahirm, eks ju, see olelusvõitlus, see nagu väsitab, siis on vaja kuidagi seda hirmu ja valu vähendada. Ja mis sa siis teed, kuidagi on vaja nagu maandada või kas sa võtta see avants ära isegi, kui sa saad aru pärast, et sa oled võlgu. Mis nagu on alguses siis nektara pärast mürk, eks materiaalne maailm. On see mingi seksuaalhälve või ma ei tea, ülesöömine või meediast teed ennast toimaks, vaatad lihtsalt. Ise ka leidnud, eks ennast netist niimoodi. See ei ole niimoodi, et ma istun kuskil kõrgele räägin lastele, et kuidas peaks elama. Et see, mis ma räägin, see on, ma alles ise kogen ja ise alles mõtisklen ja üritan kvaliteeti parandada tõusude mõõnadega pidevalt kukkudes. Ja siis, aga siis ütleme, teoorias tugevaks loosung on nii, et ega see materiaalmaailm jätkab oma nagu trumfi, sünd, surm, vanadus, haigus, iha, viha, kadedus, eks ju, hankara, valeega, eks ju, olelusvõitlus, eks ju. Et ega tema nagu seda ringi me ei saa nagu peadata. Et me saame leevendada need valuvaigistidega või keegi tuleb, ütleb, teeb sulle pai, ütleb, ei ole midagi, et kõik on hästi, ära muretse, jälle natuke kergem. Aga ikkagi seda valu saab ainult siis tõeliselt nagu lõplikult see probleem lahendatud siis, kui sa teaduses elad juba nõnda nimetatud nagu teist elu, nagu vaimset elu. Ja see, et elada, ega seda võib lihtne öelda, et ära muretse, ole rõõmus, eks keegi ütleb sulle, et väga hea loosung, aga praktikas, kuidas see tähendab. Praktikas on nii, et sa teed uued samskaarad, uued luubid peale, kõrged harjumused, eks ju. Headus, armastus, kannatlikkus, tänulikkus, alandlikkus, kogu aeg arendad seda, neid luupe, argipäevas, eks argipäev kogu aeg, ainult seda ta teebki see materiaalne energia, et meid tupikusse viia, et neid omadusi arendada. Ja siis tekivad sul nagu uued luubid, uus elukäsitlus ja sama mõistuses, kui sa loed näiteks pühakirju või mõtiskad sa pühakute elu või võtad sellest kõrgete ilusate igavaste väärtuste peale kogu aeg, siis sul tekib nagu teine maailm ja teaduses tekib mingi uus tuba, mida sa kaunistad. Teised toad ka nagu nii toimivad. Siis sul on esiteks varjupaik ja siis su tähelepanu nagu väike lapseks, väike laps kogu junnib poes, siis võid tähelepanu ära, eks ju, nagu poliitiliselt. Vaata, et kui ilus väljas on, vaata, putsu on seal väljas, ta unustab ära selle kommi, mis ta tahab osta. Meil on samamoodi enda kannatuste, kuna me samastame ennast füüsilise keha ja peenkehaga, eks ju, nende väliste asjadega, keegi ütles nii, solvumised ja nii edasi. Ja siis need luubid on hästi tugevad, me just sõbraga arutasime, et ega neid luupe ei saa niimoodi, et viskad üle rõdu ääre umbes, et kõik. Et sa pead nagu uued luubid peale harjutama endale, tegelema mingite teiste eest palvetamine, iseenda eest palvetamine, meditatsioon, pühakirjad, pühalik muusika, loengud, pühitsetud toit, nii palju faktoreid, millega sa tekitad nagu uut kõrgemat kvaliteeti oma teaduse tähelepanu viid nagu ära, siis see valu isiku ta jääb, eks ju, siis sa ei saa öelda, et pühakul, neil ei ole närvisüsteem, et nad ei tundnud valu, kui keegi pühak märtrirsurma läks. Nad tunnevad nagu, kehaliselt tunned, aga sul on nii tugev see teine, see baas, see vundament, see hinge teadustus ja ühendus Jumalaga, et see materiaalsed asjad, eks ju, isegi enda mingid sõlmed, et sa ei lähe enam nendega kaasa. Sul on juba tugevamad uued luubid nagu.